Anto Liivat. Aitäh, hea esimees, auväärt linnavalitsejad, head kolleegid. Mina soovin juhtida teie tähelepanu kohaliku elu küsimustele, vaatamata sellele, et kindlasti on laiemat tähelepanu pälvinud ja mastaapsemaid teemasid, aga mis teha, tihtipeale on oma särk kihule kõige lähemal. Ja soovin anda üle arupärimise. Arupärimise adressaadiks on abilinnapea Taavi Aas ja arupärimine puudutab Nõmmel sanatooriumi pargi detailplaneeringu algatamist ja sellele eelnevat linnavalitsuse poolt kavandatavat rahvaküsitlust või hääletust. Teadupärast Vabariigi Valitsuse 2007. aasta juulikuu määrusega võeti Nõmme kodanike algatuse tulemusena looduskaitseseaduse alusel kaitse alla Nõmmel asuv niinimetatud sanatooriumi parkmets. Ainult 10 päeva hiljem ostis sellesama maatüki aktsiaselts Infotar, ostis endise Hiiu tuberkuloosisanatooriumi hoonetega pargi territooriumi ja teadis tol hetkel väga hästi, et tegemist on kaitsealuse maaga, teadis küllap tol hetkel ka, et nimetatud katastriüksuse sihtotstarbeks oli sotsiaalmaa ja on seda tänase päevani. Aktsiaselts Infotar algselt lubas territooriumile rajada kaasaegse perearsti ja taastusravikeskuse. 21. veebruaril ajalehes Nõmme Sõnumid ilmunud loos väidab nüüd aktsiaseltsi Infotar esindaja, et soovib olemasolevad hooned ümber ehitada hoopis korterelamuteks. See aga teadupärast eeldab maa sihtotstarbe muutmist sotsiaalmaast elamumaaks. Linnavalitsus on otsustanud Nõmme linnaosa vanema Tiit Teriku sõnul korraldada sanatooriumi pargi detailplaneeringu teemal pretsedenditu rahvahääletuse ja sellest soovist ajendatuna palun mina abilinnapea Taavi Aasalt vastuseid järgmistele küsimustele. Esiteks, palun täpsustage, milline on rahvahääletusel või rahvaküsitlusel Nõmme elanikele esitatav ülalnimetatud detailplaneeringut puudutav küsimus. Teadupärast küsimuse püstitus tihtipeale kipub määrama ka sellele antava vastuse. Teiseks, palun selgitage, millise metoodika alusel viiakse nimetatud rahvaküsitlus läbi ja kuidas plaanib linnavalitsus kindlustada selle küsitluse esinduslikkuse ehk sellise representatiivsuse, usaldusväärsuse ja kehtivuse elik siis valiidsuse. Kas ja kuivõrd on rahvahääletuse tulemused teie hinnangul linnavalitsuse ja edaspidi linnavolikogu jaoks siduvad ning millist õiguslikku tähendust tegelikult sellise rahvaküsitluse tulemusena selgunud inimeste, Nõmme elanike seisukohad omavad? Ja kolmandaks, teadupärast puuduvad Nõmme linnaosal nii kinnitatud üldplaneering kui ka arengukava. Üldplaneering algatati juba 2003. aastal, siiamaani on ta kinnitamata ja seetõttu minu hinnangul pärsib alusdokumentide olemasolu selgelt Nõmme linnaosa pikemaajalist sihipärast arengut. Küsin auväärt abilinnapea käest, millal valmivad ja kinnitatakse Nõmme linnaosa arengukava ja üldplaneering ja kuidas plaanib linnavalitsus kaasata erinevaid huvigruppe, sealhulgas Nõmme halduskogu nimetatud dokumentide koostamise protsessi. Ma palun arupärimisele nii suulist kui ka kirjalikku vastust. Aitäh!